Armsad sõbrad, täna ma tervitan teid ühest minu jaoks uuest ja huvitavast kohast. Nimelt asun Lõuna-Carolina osariigis Charlestonis ja põhjus, miks ma siin olen, seisneb selles, et siin toimub neil päevil selle Ameerika kiriku sinod või nagu meie oleme harjunud ütlema, kirikukogu, mida ma lisaks Eesti kirikule teenin. Olen siin olnud juba paar päeva, olen näinud pisut sellest Ameerika mõistes üsna vanast linnast, olen kohtunud mitmete ametivendadega ja ka koguduste esindajatega. See on olnud väga huvitav ja väga julgustav. Ma tean, et siin kandis elab ka eestlasi, nendega mul ei ole õnnestunud kohtuda, aga võib-olla kunagi tulevikus on võimalik teha siin ka eestikeelset tööd. Meie tänane evangeelium on üsna lühike. Me leiame selle Matteuse evangeeliumi 22. peatükist. See on üks osa nendest vestlustest või vaidlustest, mis Jeesusel oli juutidega, nende ülematega ja erinevate rühmituste esindajatega tema viimasel nädalal Jeruusalemmas enne kannatamist ja surma ja ülestõusmist. Ja tänases evangeeliumis on Jeesus vastakuti vist oma kõige vihasemate vaenlaste või vastaste, nimelt variseridega. Niisiis, tänane evangeelium Matteuse 22. peatükist, salmid 34 kuni 40. Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seaduse tundja nende seast küsis teda kiusates: õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle: armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: armasta oma ligimest nagu iseennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Nagu me kuulsime selle evangeeliumi algusest, variserid tulid Jeesuse juurde või õigemini saatsid ühe enda hulgast temalt midagi küsima, aga mitte siira südamega, vaid teda kiusates. Juba varem öeldakse evangeeliumis, et Jeesuse vastased püüdsid teda tema sõnadest lõksu püüda või vahele võtta. Nad tahtsid leida midagi, mille põhjal teda süüdistada kas riigivõimude vastalisuses ehk mässu õhutamises, nii nagu ülempreestrid tegid siis, kui Jeesus oli lõpuks kinni võetud, või süüdistada teda Jumala teotuses, Jumala seadusest üle astumises või selle vastases õpetamises. Neid, kes Jeesust otsisid, Jeesuse juurde tulid ja temalt midagi küsisid, oli mitut sorti. Oli neid, kes tegid seda siira meelega ja puhta südamega. Oli neid, kes tulid Jeesuse juurde sellepärast, et nad lootsid tema käest midagi saada, võib-olla mingit füüsilist abi, tervist, võib-olla ka toitu või juua. Me teame, et ikka on neid, kes nii-öelda armastavad Jumala imesid rohkem kui imede Jumalat. Ütleme nii, et vähemalt nendel inimestel on teatav aukartus Jumala suhtes. Nad ei otsi teda mitte nii, nagu otsisid kolmandad, kes tahtsid Jeesust leida just nimelt selleks, et teda kuidagi vahele võtta, et teda milleski süüdistada, et teda viimaks vahistada ja temast lahti saada. Andku Jumal, et kui meie teda ja tema poega otsime, siis me teeme seda tõepoolest siira südamega,
aga ka mitte sellepärast või ainult sellepärast, mida me võiksime tema käest saada, vaid tema enda pärast. Jumal on tõde, Jumal on elu, Jumal on armastus ja see kõik on seda väärt, et seda otsida. Rohkem kui see, mida see võiks meile nii-öelda veel anda. Me ei otsi mitte lihtsalt kedagi, keda armastada, vaid me otsime armastust ennast. Me ei otsi mitte lihtsalt kedagi, kes võiks meile rääkida midagi, mis on tõene, vaid me otsime tõde ennast. Me otsime elu ennast. Me otsime vabadust ennast. Ja kõike seda suudab meile pakkuda ainult Jumal, kes seda kõike on. Ja kui me selle leiame, siis tegelikult on nii, nagu Jeesus ütleb oma jüngritele, et sel päeval ei küsida enam mitte midagi. Siis on meil kõik olemas. Võib-olla olete paljud te midagi selle taolist ka kogenud, mitte selle täiuses, aga lihtsalt võrdpildina. Mingit sellist õndsat tunnet, seda, et kuidagi ühel hetkel tundub, et sul on kõik olemas, et kõik on hästi, et mitte miski ei puudu, kui nüüd vaid võiks kõik jääda nii, nagu see on. Aga isegi kui meil on vahel siin selles maailmas selline tunne, siis see on ainult kahvatu vari selle kõrval, mis on Jumal, mida kujutab endast Jumala tõeline leidmine, tõeline kohtumine temaga. See on see tõeline hinge õndsus, mille puhul me tõesti ei küsi enam midagi, ei küsi, mida me võiksime tema käest saada, ega küsi ka midagi selleks, et rohkem teada saada, kuna järsku ongi kõik nagu selge. Selle poole me oleme veel teel, aga seda võib meile pakkuda, valmistada ainult Jumal Jeesuses Kristuses. Sest nagu öeldud, tema on tõde, tema on elu, tema on armastus ja kõike seda täiuslikult. Nii et veel kord, kui me otsime Jumalat, kui me püüdleme tema poole, tahame teda leida, tuleme tema juurde, tema ette, siis palugem Jumalalt armu, et me võiksime seda teha mitte nii nagu variserid või saduserid, aga ka mitte nii nagu need, kes tulid Jeesuse juurde ainult selleks, et temalt midagi saada, vaid palugem Jumalalt armu, et me võiksime tõesti siira südamega otsida teda ennast, otsida tema palet, nii nagu Pühakiri ütleb. Nii nagu me igatseme oma maiste armastatute järele. Olgu selleks meie lapsed või meie vanemad või meie abikaasa. Me tahame teda lihtsalt näha, me tahame tema juures olla, me tahame tunda teda enda kõrval, panna oma käed talle ümber ja lihtsalt olla, ilma et me nii-öelda midagi saaksime. Oleks ainult meie igatsus Jumala vastu ka selline. Aga kui nüüd minna selle küsimuse juurde, siis küsimusel iseendast ei ole ju midagi viga. Õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Me teame, et Jumala seaduses või Moosese seaduses, nagu seda nimetatakse, on üle 600 mitmesuguse käsu ja keelu. Enamasti me räägime 10 käsust, aga neid on väga palju rohkem. Ja on täiesti selge, et kõik need käsud ja keelud ei saa olla ühesuguse kaaluga. Jeesus ise ütleb ka nendele samadele variseridele etteheiteid tehes, et te pöörate tähelepanu küll paljudele asjadele, aga kaalukama osa seadusest te jätate kõrvale. Ja see kaalukam osa seadusest on halastus, armastus, õigus, just see, millele Jeesus osutab tähelepanu nüüd sellele küsimusele vastates. Nii et kui see seaduse tundja oleks tulnud Jeesuse juurde siiralt, sooviga saada teada, mis on kõige olulisem kogu seaduses, siis oleks olnud kõik hästi. Jeesus oli üllatavalt suuremeelne.
ta teadis, ta nägi läbi, millise kavatsusega see mees tema juurde tuli, aga sellegipoolest andis Jeesus sügava, suuremeelse, põhjaliku vastuse ja see tähendab, andis palju rohkem, kui temalt küsiti. Ja see on taas üks väike asi, millele ma tahan tähelepanu juhtida, väike, aga väga tähtis, kui me Jumalalt midagi palume, kui me tõesti siira südamega Jumalalt midagi palume, ja isegi siis, kui meie palve ei ole alati nii siiras, on Jumal nii hea ja armuline ja suuremeelne, et ta vastab meile, ta annab meile alati rohkem ja palju paremat, kui me oskame küsida, iseäranis, kui meie küsimus või meie palve ei ole päris siirad. Ja nüüd vastab Jeesus siin sellele seadusetundjale sõnadega, mida see seadusetundja teadis peast, kuna ta kordas neid päevast päeva Jumala poole pöördudes. Jeesus ütles, armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu iseennast. Muide, selles Ameerika kirikus, mida ma teenin ja mille sinodil või kirikukogul ma praegu viibin, on need sõnad ette nähtud ütlemiseks, meelde tuletamiseks iga jumalateenistuse alguses. Jumalateenistus algab lauluga, nii nagu ka Eesti kirikus. Selle järel on üks palve, selle järel võivad olla jumalateenistuse algussalmid, nii nagu ka meie kirikus, tavaks vähemalt vanema traditsiooni järgi. Ja siis tulevad alati need sõnad. Armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja armasta oma ligimest nagu iseennast. Ma olen siin inimestega rääkides öelnud, et vahel on selline tunne, et selle koha peal võikski jumalateenistuse lõpetada või vähemalt peatada. Mitte sellepärast, et see, mis pärast tuleb, ei oleks oluline, vaid sellepärast, et siin öeldakse nii palju. Siin on öeldud midagi nii tähtsat, et tundub olevat ülekohtune sellest lihtsalt üle libiseda. Ja teiseks, see peaks koheselt panema meie enda ette küsimuse, aga kuidas sellega siis on? Kuidas ma siis tegelikult armastan Jumalat kogu oma olemusega ja ligimest nagu iseennast? Kuidas ma järgin seda kõige suuremat või neid kahte kõige suuremat käsku Jumala seaduses? Käsku, mis ei ole mitte mingil kombel kaotanud oma tähtsust, tähendust ja aktuaalsust ka tänapäeval. Sest siin ongi kõik kokku võetud. Kui ma juba ütlesin, et Jumal on armastus ja see ei ole mitte minu sõna, vaid see on pühakirja sõna, siis järelikult ei saa olla midagi tähtsamat, midagi suuremat ja just seda Jeesus siin ka ütleb. Armasta Jumalat kogu oma olemusega, armasta oma ligimest nagu iseennast. Kõik. Mida veel peaks ütlema? Aga nüüd, mida sa oled nendest käskudest tulenevalt teinud? Kuidas sellega ikkagi on sinu elus? Ma ei esita seda küsimust mitte ainult teistele, vaid eeskätt iseendale. Kuidas on sellega minu elus? Kuidas ma olen täna ja eile ja üleeile kõigil oma elupäevadel selle käsu järgi käinud või mitte käinud? Mida see tähendab? Armastada Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega, kogu oma mõistusega. See tähendab, nagu ma olen juba öelnud, armastada Jumalat kogu oma olemusega, panna sinna kõik, olla kõiges alati täielikult suunatud Jumalale. Kõiges, absoluutselt kõiges, see hõlmab kogu meie elu, iga meie hingetõmmet, iga tundi, minutit ja sekundit.
iga meie kohtumist, iga meie ettevõtmist, kõike seda, mida me teeme või mille me peaksime tegemata jätma. Mõtleme selle peale, kuidas on minu elus selle käsuga? Mis on see, mis minu elu täidab? Kui ma hakkan hommikust peale, kuulsin äratuskella helinat, tegin silmad lahti, mis oli mu esimene mõte? Millised olid mu esimesed sõnad? Mida ma siis tegin? Mis oli esimene asi, mida ma tegin? Kuidas see kõik väljendas minu armastust, seda kogu oma olemusega Jumala armastamist, mida Jumal minult ootab? Tõusin üles, käisin pesemas, sõin hommikust. Loomulikult need on kõik sellised asjad, mis kuuluvad meie elu juurde, mida me ei saa tegemata jätta, aga kas ma kõige selle juures tegin seda armastusega Jumala vastu? Tänades Jumalat selle eest, et ta on mulle selle uue päeva kinkinud, et ta on andnud mulle need võimalused, kas ma mõtlesin, kas või nii, nagu me vahel oma armastatuga seoses mõtleme, et ma nüüd teen toa korda, teen voodi üles, pesen oma näo või oma juuksed puhtaks, sellepärast, et ma tahan näidata sellele, keda ma armastan, et ma hoolin temast. Ma tahan pakkuda talle parimat. Kas ma mõtlen nii ka Jumala suhtes? Ja tõesti kõik, mida ma teen, mõelge sellele, kui sa võtad kammi või juukseharja ja oma juuksed korda teed, kas sa mõtled sellele, et ma teen seda ka muuhulgas ka tänuliku meelega Jumala vastu ja talle sellega oma armastust näidates. Jah, see võib tunduda kuidagi lapsik või nii väike, mis Jumal saab sellest, et mina oma juuksed ära kammin. Aga nii on tegelikult kõigega, kui sa paned sinna sisse armastuse, siis see muutub väärtuslikuks. Ma mäletan, et me küsisime ikka vanaema käest, vanaema, kuidas sinu toidud nii maitsvad on? Ja sellepärast, ja ta vastas selle peale, sellepärast, et ma panen sinna juurde, et retsepti sisse kuulub alati ka armastus. Kui sa midagi teed, sa ei tee seda vastumeelselt, vaid sa teed seda mõeldes neile, keda sa armastad, siis kõik see kukub palju paremini välja. Ükskõik, kas sa ehitad maja või kirjutad raamatut või köidad raamatut või pühid põrandat või valmistad süüa. Kui sa paned sinna sisse armastuse, siis see omandab hoopis teistsuguse väärtuse. Ja vastupidi, kui sa teed seda ilma armastuseta, siis esiteks muutub see vastumeelseks või lausa vastikuks sulle endale ja seda näevad, seda kogevad ka teised inimesed. Kõiges, väga paljudes asjades. Kui sa lähed kuhugi, no ütleme, et lähed kas või kuhugi söögikohta ja kui sind seal tervitatakse rõõmsalt ja viisakalt, siis ka sina oled rõõmus ja viisakas ja toit maitseb sulle väga hästi. Kui sind koheldakse seal nii, et mis sa tulid siia mind segama, siis ei maitse see toit nii hästi, isegi kui see võib-olla võiks nii-öelda objektiivselt olla parem kui selles esimeses kohas. On ju nii? Me teame seda kõike, see kõik on väga lihtne ja enesest mõistetav, mida ma räägin, aga kõiges selles lihtsuses ja enesest mõistetavuses on sellega nii, et me peame seda endale ikka ja jälle meelde tuletama. Ja minu soovitus, minu soov teile kõigile ja mulle endale ka esimesena ongi see, et me oskaksime selle panna absoluutselt kõigesse, mida me teeme. See käsk ei kohusta meid loobuma kõigist väikestest asjadest ja tegema ainult mingeid suuri kangelastegusid, sest siis me tegelikult ei saaks peaaegu üldse mitte midagi teha. Aga see käsk tuletab meile meelde, et ükskõik mida sa teed, sa saad sinna panna armastuse. Ja kui see on midagi sellist, kuhu sa ei saa panna Jumala armastamist sisse, armastust Jumala vastu, siis järelikult tuleb see jätta tegemata. Sellest tuleb põgeneda nii kaugele kui võimalik. Ja see tähendab,
et kui me tõeliselt Jumalat armastame, siis see iseenesest peaks meie elu muutma ja kujundama nii, et me ei pea ajama sõrmega seadustes järge, et me ei pea kartma karistust ja selle hirmus mingeid asju tegema, vaid me oleme vabad. Kõik ongi nii, nagu see peab. Muidugi me kipume ikka jälle eksima ja siis me saame panna oma lootuse Jumala armastuse peale, tema suuremeelsuse peale, nii nagu ta võttis suuremeelselt vastu isegi neid, kes tulid teda kiusama ja tema sõnadest lõksu püüdma. Me teame, et Jumal armastab meid ja tahab meile andeks anda. Peaasi, et me ei hakkaks tema armastust ja andeks andmist kuritarvitama. Aga loomulikult ootab Jumal, et me armastuses kasvaksime. Mitte ainult, et armastus meie sees kasvaks, vaid et ka meie kasvaksime armastuses, nii nagu apostel Paulus ütleb, Kristuse täiuse mõõtu mööda. Mõelda vaid, võtame Kristuse, võtame Jumala enda omale eeskujuks, nii nagu pühakiri ütleb. Jumala, kes on armastus. Ja nii kujundab armastus Jumala vastu see, et me üha enam ja enam püüame ja õpime Jumalat armastama kogu oma olemusega, kogu meie eluga, meie suhtumist teistesse inimestesse. Seda, kuidas me neid kas armastame või vähemalt hoidume sellest, mis on armastuse vastand. Ma loodan küll, et meie suhtumine teistesse inimestesse on midagi enamat kui lihtsalt hoidumine sellest, mis on armastuse vastand. Aga vahel tundub, et juba seegi oleks väga hea. Kui me saaksime vähemalt sellestki alustada, et me tõepoolest lõpetame kõik selle, ütleme otsustavalt lahti kõigest sellest, mis on armastuse vastand meie elus, meie suhtumises, meie kaasinimestesse. Juba siis võiks öelda, et see elu siin maa peal oleks peaaegu et paradiislik. Aga muidugi sellest ei piisa. Muidugi ootab Jumal meilt midagi palju-palju enamat. Mitte sellepärast, et tema sellest midagi saaks, mitte selleks, et meile selle eest tasuda, vaid sellepärast, et siis me ju elame ise nii, nagu on meie inimeseks olemise vääriline. Siis me saame ise nendeks, kes me tõeliselt olla võime ja kelleks Jumal on meid oma hea ja armulise tahtega loonud. Kui imeline on meie kutsumus elada armastuses, saada üheks armastuse Jumalaga. Kui me seda ei tee, kui me selle poole ei püüdle, kui see meie elus puudub, siis ei ole kogu meie piinlikust seaduse järgimisest mingit kasu. Jeesus ütleb, et neis kahes käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Kui me tõlgiksime kreeka keelest õigesti, siis me peaksime ütlema, et nendes kahes käsus püsib koos või püsivad koos kogu seadus ja prohvetid. Või tõesti hoitakse koos või vahel öeldakse ka, et nendest ripuvad ära. Kui armastust ei oleks, siis ei oleks mitte midagi. Sõna otseses mõttes, kui armastust ei oleks, siis ei oleks ka Jumalat, sest Jumal on armastus. Ja kui Jumal ei oleks armastus, siis ei oleks ta kõike seda loonud, mis ta on loonud. Aga Jumal on ja Jumal on armastus, kõik on olemas ja kõik püsib koos tänu armastusele, sest kõik püsib koos tänu Jumalale. Ja nii saab ka meie elus, meie maailmas, nii üksikisikutena kui terve inimkonnana kõik püsida ja koos seista üksnes siis ja üksnes senikaua, kuni püsib armastus. Kui seda ei ole, siis langeb kõik kokku, puruneb kõik rusudeks, kõik hävib. Kui Jumal meid ei armastaks, siis meid ei oleks. Ja kui meil ei oleks osa Jumala armastuses, siis mis elu see oleks? Aga kui meil on osa Jumala armastusest ja kui me üha enam sellesse ja selles kasvame, mõelgem, milline meie elu siis on
ja veel olla võiks. See on midagi imelist, mida Jumal on meile tõotanud ja mille ta tahab meile kinkida. Millest ta on meile juba osa andnud, mille ta on meile juba kinkinud oma pojas Jeesuses Kristuses, kes on lihaks saanud, inimeseks saanud armastus. Kui ma alustasin tänast mõtisklust sellest, kuidas erinevad inimesed Jeesust ja Jumalat erineva motivatsiooniga otsivad, siis sellest meie otsimisest mõõtmatult olulisem ja väärtuslikum on see, et Jumal on meid, ma ei ütleks, et otsinud, Jumalal pole vaja otsida, ta teab, kus keegi on, vaid et Jumal on meid leidnud, et Jumal on meid vastu võtnud, et ta on meid puudutanud, et ta on saanud üheks meiega ja on meid Jeesuses Kristuses omaks võtnud. Armastusega, millest ei suuda meid, nagu Pühakiri ütleb, mitte miski lahutada. Jumal on kinkinud meile oma armastuse täiuse. Mitte ainult natukene oma armastusest, mitte ainult nii palju, kui me oleme suutelised vastu võtma, vaid ta on kinkinud meile oma armastuse täiuse. Ta on andnud meile kõik, sest ta on andnud iseennast. Ja ainus, millega me saame talle tegelikult vastata, kuigi mõõtmatult väiksemal määral, aga ikkagi, on see, kui me armastame teda kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja oma ligimes nagu iseennast. Võiksime öelda, et vähem Jumalale nii-öelda pakkuda oleks tegelikult lausa piinlik. Aga sellel vähemal ei oleks ka mingit mõtet meie enda jaoks. Nii nagu me teame, et meie inimsuhted on seda täiuslikumad, mida enam neis on armastust. Nii on ka meie Jumala suhtega. Me ei taha ju olla orjad, kes värisevad karmi isanda ees. Ei. Me tahame olla ja Jeesuses Kristuses me oleme tema lapsed, sündinud tema armastuses. Elagem ka tema armastuses.